Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervist, kallid rallisõbrad! 6. käik Rally Estonial läheb taas kord eetrisse siit poodiumi kõrvalt. Kui meil on esimene pikk võistluspäev läbi, teine pikk võistluspäev ootab homme ees ja millised põnevad katsed veel seal ees ootavad, seda saame kohe arutleda ja kolmas päev, traditsiooniline, lõpeb punktikatsega omaette põnev. Meil on täna õhtul külla tulnud suur rõõm on tervitada Kuldar Sikku, Eesti Autospordi Liidu juhatuse liige, aga inimesed vast tunnevad Kuldarit väga kogenud kaardilugejana ja kindlasti kogemusi rohkem kui minul ja Rolandil kunagi olema saab. Tere Kuldar! Eriti julged sõnad. tere jah, et Rolandit ei maksa veel maha matta, aga iseenesest okei, aitäh. Kuldar, tahtsin küsida, kas saate rallit nautida poodiumil nii-öelda pealtvaatajana või oled ikkagi korralduslikult seotud? Otseselt sellel aastal tõesti on niisugune ainulaadne olukord, kus ma olen siis Rally Estoniat mõnes mõttes ka nagu jälgimas pealtvaatajana. Isegi enne tuletasin meelde, kas sellist asja on varem juhtunud, siis tuli meelde, et ma olen olnud vist vahenduskohtunik paaril võistlusel enne seda või siis osalenud. Et see on nüüd tõesti see koht, kus ma reaalselt päris ühtegi otsest ülesannet ei täida. Eks ma siin mingeid asju ikka aitan ja mõtlen kaasa, aga otseselt ma kellelegi midagi otseselt ei tee. Eile nägin siin liiklusmärke tõstmas näiteks. Aitan nii, kuidas jaksan. Eile juhtus ka selline tähelepanuväärne sündmus, et sõlmisid Rally Estonia korraldajatega koostöölepingu kestvusega 2025 aastani. Räägi, mida see koostööleping EAL-i ja Rally Estonia korraldajate vahel tegelikult sisuliselt tähendab? Sisuliselt võib-olla see on isegi kaks eesmärki, et ühest küljest on see, et see leping on siis 4 aastane kuni 2025 aasta. Kaasa arvatud, et võib-olla nagu siis taustal tegelikult on juba ammu elu edasi läinud ja see eelmise aasta taak on võib-olla mõnes mõttes kuskil maal kellelgi tundub, et ripub õhus, et näidata ja selge sõnum anda, et sellega on nüüd kõik, et lähme eluga edasi ja tööga edasi, et Rally Estonia teeb oma asja, EAL teeb oma asja, palju asju me teeme tegelikult koos. Urmo aitab kaasa EAL-i volinike kogus, meie aitame teda siit nii omalt poolt, kuidas jõuame. See on nagu esimene pool ja teine asi on see, et oleks siis nagu täpselt teada, kes millega ja mida teeb ja mille eest vastutab, et nagu panna paika need asjad ühe täpsemalt, et ei oleks jällegi mingid sellised arusaamatusi või möödarääkimisi. No lepingu pikkus 25. aastani viitab sellele, et see ralli peab ka kestma 25. aastani, et see on nüüd kivisse raiutud. Ei saa mina öelda, ega ma usun, et ei julge ka Urmo öelda, et siin kõik asjad on maailmas igavesed, et mis näol ja mis kujul, et nendel on tegelikult eraldi promootori kokkulepe või promootoriga leping, et see küll minu teada ei ole nüüd nii pika perioodiga, aga vaatame, mis elu toob, et siin kogu see meeskond on ju teinud kõvat asja ja kas nad teevad siis maailmameistrivõistlust või mingit muu tasemevõistlust, võib-olla tuleb 3 aasta pärast midagi uut ägedat. Mida sa tunned nüüd pealtvaatajana rohkem, mille poolest tänavune Rally Estonia jääb meelde, mis on see nüanss, kas või korralduslikult, sisuliselt katsete poolest, mis on see kõige eredam täht, mis jääb sellest rallist meelde? Ma arvan, et kõige rohkem esimese hooga ikkagi jääb meelde see, et meil on poodiumi ja inimesed on ümber poodiumi. Et seda on ka kõik võistlejad nagu öelnud, et juba hakkab nagu ralli tunne tulema. Et varem oli niisugune steriilne värk ikka, et tegelikult kõik struktuurid, asjad on üleval ja inimesi ümber ei ole, et midagi on puudu. Kogu aeg on steriilne ja tühi tunne. Siin veel natuke on puud, et tulevad autogrammi jagamised tagasi, kus siis juba võistlejad hakkavad teisipidi arvavad maru palju pealt vaatad, et käsi väsib ära, ei saa ära minna, aga iseenesest see on, ma arvan, kõige suurem märgiline asi. Muud asjad vast võib-olla teiselt poolt, et kurb on, et see stardinimekiri nii lühike on. Vaatan Rolandile otsa ja küsin, et miks ei ole stardis. Ja mina vaatan sulle otsa ja küsin, miks sina ei ole kuskil autos istumas. Minul on väga selge koht, et sellest hetkest, kui ma võtsin vastu EAL-i juhatuse kohas, ma ütlesin, et ma Eestis enam ei võistle.
et ei oleks huvide konflikti, nii et mind ei näe ta kindlasti võistlemas ka. Kuule, aga tegelikult mul ka üks küsimus, et ma arvan, et mis hiljuti loodi Autosport Team Estonia ja ma arvan, et ka seal on tegelikult mingisugune koostöö Rally Estonia meeskonnaga ilmselt, ei ole? Mitte nii otseselt, see on pigem ikka EOK-ga rohkem. Okei, aga kust, millal te jõudsite selle ideeni, et ja kõigepealt ma muidugi tänan žüriid, et ka mina saan sellest osa, aga kust lõpuks tuli idee ja see teostus, mingit tausta natuke selle kohta? Tegelikult oligi see, et ta on juba nagu, kui te olete lugenud, siis statuut on tegelikult ju varasemalt välja mõeldud, aga varasemalt on ta kuidagi jäänud nagu vaka alla, et ei ole seda nagu välja näidatud, et nüüd me siis mõtlesime, et anname natuke hoogu juurde, lükkame veits teise järgmised käigud sisse, et oleks teil võistlejatel midagi rohkemat, meil mingi selge tekib konkurents, nüüd oli valida kellegi vahel, vaata, keegi kandideeris, keegi unustas kandideerida, keegi solvus, et ei saanud kandideerida, et natuke tekitada seda elevust juurde, natuke promoda, tõsta üles neid võistlejad, kes on tublid ja tahavad kuskile midagi teha, sest et Autosport Team Estonia esmane eesmärk on ikkagi toetada neid võistlejaid, kes tahavad võistelda välisvõistlustel, et Eesti meistrivõistlused on tore, aga selle jaoks on mingid muud lahendused, et see on ikkagi nendele, kes tahavad välismaale pürgida, kaugemale ja kõrgemale. Kui suur see ring hetkel on, kes seal Team Estonias on? Meil on seal 12 noormeest ja 3 tüdrukut. Et niisugune suur, nii suur see ring on. Ühel Rally Estonia pressikonverentsil jäi kõlama, et Eestis ei kasva peale eriti kaardilugejaid. Simo Koskinen vist rääkis seda. Kas meil on tõesti probleem selles, et inimesed ei taha kaardilugejaks hakata, isegi peale seda, mida Martin Järveoja on teinud selle ameti promomiseks? Eks see nagu pigem on alati minu jaoks nagu see, et võib-olla õige kaardilugeja, õige juht ei saa kokku, et palju jääb kuskile omavahelisse kommunikatsiooni kinni, inimesed ei julge suhelda, ei julge küsida. Roland on siin võtnud välismaalt mingid vendadega proovib, on ju. Eestist ei leidnud, on ju. Ma ütlen, päris ausalt, on keeruline. Jah, aga ma ütlen, et täna on jälle teisest poolest, et Kauri on tulnud süsteemi juurde väga hea välismaa kogemusega. Nüüd on Timo Daniel on uus kaardilugeja, kes saab välismaa kogemust, et tegelikult tuleb, et ega neid ei ole meil kuskil, ega meil neid sõitjaid ka siin ei ole nagu kabalaga kuskil segada. Ma ise olen hullult seda poolt, et sõitja ja kaardilugeja peaksid koos kasvama. Ja täna minul oli nagu keeruline valik teatud ilmselgelt selles mõttes, et mul oli vaja ma tahan, et kui mina veel nagu õpin, ma tahaks, et keegi nagu kõrvalt veel juhendaks mind, et mul on nagu keeruline koos kellegi kasvada. Et kui mul on vaja pigem nagu kõrvalt õpetust või juhendust juurde, aga see, et noored võiksid hakata koos kasvama, et see oleks nagu eriti lahe, et saakski kuidagi mingid inimesed kokku ja teha asja algusest peale koos, et mida tegelikult ju praegu ka on, et nagu Simo istub noorel poisil kõrval ja on teisi ka, et sellised kogenud kaardilugejad istuvad noortel kõrval, aga tegelikult võiks ka proovida seda kuidagi ühendada, et noored istuvad noortel kõrval. Jaa, tegelikult oligi siin näide, et me enne rääkisime, et Karl-Markus Sei tegi head võistlust, kahjuks tehniliste rikete tõttu pidi katkestama. Tema algne kaardilugeja on Martin Leodots, ma olen ise neid käinud õpetamas. Nad tegelikult on täiesti reaalselt kaardi kogukonnast mõlemad tulnud. Karl-Martin on siis sõitja, Leodots on siis kaardilugeja. Ta lihtsalt ei saanud tulla, et sõjaväekohustus. Aga tegelikult seal on nagu niisugune projekt, kus ma näen, et 2 noort saavad omavahel hästi läbi, tahavad koos edasi minna ja tekib nagu niisugune sünergia. Ega neid on nagu tegelikult veel, et kui te võtate seda, et meil on täna rahvaspordis on või rahvarallis on 130 kuni 150 autot stardis on. Seal on meeletu kogus 26 noort on meil seal tavaliselt, 25 noort on kogu aeg stardis. Seal ka tekivad mingid, et ma arvan, et ma loodan, et me oleme mingi järgmise tõusu lävel, aga see tekib siin nüüd järgmine ja ülejärgmine aasta. Et tegelikult ei ole kõik asjad nii hästi, kui võiksid olla. Kuldar ja Roland, me peame ikkagi rääkima tänasest rallipäevast ka. Kalle Rovampere juhib meil rallit Greg Priini ees, Thierry Neuville jääb juba maha 53,4 sekundit ja Ogier seal luurab vaikselt 4. kohal, ootab oma võimalust, nagu see ikka on olnud. Aga keda meil ei ole, on paraku Ott Tänak, kelle sõit vähemalt tänaseks lõppes 4. kiiruskatsel, kui tuli käia korraks rajalt väljas ja seal läks 2 rehvi, kuna üks rehv oli juba läinud ja üks varu
oli ainult kaasas kogu hommikuse läbimise peale, siis tuli paraku päev katkestada. Kuldar, endise Oti kaardilugejana, mis mõtteid see hommikupoolik tekitas? Ei noh, eks ta ikka nagu, ma arvan, et nagu paljudele fännidele või ma arvan enamustele fännidele tekitas see meeletut kurbust ja pahameelt. Teisest küljest on see autosport, lihtsalt jälle tekib see küsimus, et miks meie Ott. Kahjuks on see nii, et ei ole minu ega meie fännide võimuses seda muuta, et olukord on tehtud ja tegu on tehtud, et aga paadunud optimistina ma ütlen, et asjad ei ole veel ikka läbi, et finiš on siis, kui on finiš, et hooaeg on veel ikka, pakub veel mingeid etappe, kõike võib juhtuda, on erinevaid tagasitulekuid ajaloost, erinevatest keerulistest kohtadest. Ott ja Martin kindlasti ei anna alla, et nüüd see hooaeg on nagu läbi, nüüd paneme poole vinnaga, et kindlasti mitte, et jah, Oti suhtes tõesti kodurallil jah, kurb, aga midagi pole teha. Aga oled sa jõudnud mingile järeldusele selles küsimuses, et miks just meie Ott juba, mis see nüüd, 3. või 4. ralli järjest? Ei, eks ma ikka mõtlen, aga mis see minu mõtlemine siin annab? Probleemi on minu kätes lahendada. aga selle ralli kontekstis, Ott tuleb homme ilmselt rajale tagasi, on meil see info olemas? Minul seda infot ei ole, aga ma arvan, et ikka tuleb tagasi. Ilmselt põhjust mitte tulla ei ole. Ja. Mis me spekuleerime, kas ta sõidab sama kiire, kui ta täna hommikul sõitis või ta võtab seda homset päeva kas või mingi testiprogrammina või et soojendusena pühapäevaseks punktikatseks? Ma arvan, et nii palju kui Otti teada, siis ega seal vist ei minda poole vinnaga sõitma, et kui sõita eriti kodupubliku eest, siis tuleb panna edasi. Ma arvan küll vähemalt. No, vaatame, et eks seal on nagu mingid uued lõigud ja uued katsed, kus siis on võib-olla vaja midagi proovida. Teisest küljest kogu pilt võib muutuda, et piisab sellest, et täna on meil siis ilma superrallita rajal palju vendasid, 6. Et kellegil nendest esimesel 2 katsel midagi juhtub ja nad satuvad täpselt samasse kohta või isegi tahapoole kui Ott on. Et nagu ma ütlesin, et enne ei ole läbi, kui ei ole läbi. Et vaatame, mis homne päev toob. Et teoorias on siis võimalik isegi mingi punkte võtta? Igal juhul on punkte võimalik võtta, et küsimus on, mis koha punkte. Räägime ka liidrist, ei saa üle ega ümber. Kalle Rompera vast ei ole kellelgi üllatus, et ta niisugust kiirust on siin Rally Estonial või üldse Eesti teedel näidanud, eks? Väga positiivne. Pigem on see, et suht selline kontrollitud sõit tundub vähemalt olevat, et seal vahepeal me oleme näinud mingisuguseid huvitavaid hüppeid või kus ta seal natuke kraavipervele maandus, aga tegelikult pigem ütleks selline tark ja kiire sõit, ma arvan. No ei, eks seal jah, ikka kui sõidad kiiresti, siis hakkab natuke juhtuma ka, et see Kalle ja Ott olid ju tegelikult ju algselt kõigi poolt öeldud nagu favoriidid sellel võistlustel, et see, et Craig püsib tegelikult nii lähedal, on minu jaoks isegi võib-olla suurem üllatus, et ei ole lastud seda vahet pikaks rebida, et see 8 sekundit ei ole ju tegelikult mingi meeletu vahe. See, et Ogier on nagu tubli ja kaval rebane, seda oli karta. Kahju on jällegi loomulikult, et Fordidel on probleeme tehnilisi, sest et sealt tagant tulles võib-olla oleks nende kohad olnud paremad. Ja tegelikult ju Greensmiti esimesed katsed olid nagu suht okeid. Tegelikult ega ka Kallel pärast ühte hüppet selline nibin-nabin moment oli, et Toyotal käis korraks südamelt ikka läbi. No ma ütlen, et kes kiiresti sõidab, kui kiire sõidus kordagi ei luba, siis ei ole enam kiire sõit. Aga millega me ikkagi seletame Greg Priini sellist kiirust? Mees, kes ei saa just iga päev selle WRC autoga sõita, näeb seda kui kuuvarjutust, võib vast isegi öelda, et samas ta ei istu ka kodus, et ta programm on väga tihe ju tegelikult, et ta sõidab kogu Euroopa meistrivõistluste sarjaga kaasa ja isegi pidi ju valima, kus ta sõita sai, et pakkumine oli tal ka sõita Keenia rallit, aga lihtsalt ta ajaliselt ei saanud seda teha ja no, vähemalt ta istub roolis. No. Aga fakt on see, et tuleb Rally Estonia ja mees on poodiumi konkurentsis alati. Ja no see on, jah, see on fakt, aga ega
sõidabki hästi, et mis siin teha, et siit võib-olla mingi mõtteainet, kui ta sõidaks rohkem, kas tal oleks siis veel parem, jällegi neid oleksid ei maksa rallis midagi, et selles mõttes on Hyundai tiim olnud tubli, et kõik võistlejad on saanud korralikult testida, enne igat võistlust ei ole selles mõttes nii-öelda külmalt peale tuldud. Auto on hea, mees teab, mida teha, kõik on kuidagi sobib kokku ja stardipositsioon ka kindlasti on aidanud kaasa mingil määral. No Greg Breeni aeg tegelikult hommikupoolikul korraks siin ühe katse järel ei tundu üldse nii roosiline, sest jäi tema ju kinni seal katsel, kui rajajulgestaja näitas talle X-märki midagi. Kuldar, kas see X-märk üldse tähendab midagi? Miks seda näidatakse? No tal oli see tegelikult mitu asja, et ta jäi sinna Greensmiti tolmu ja siis oli see rajajulgestaja, ütles, et oht on teel, et see on niisugune vaieldav koht, et kas ma tean, et rajajulgestajatel on antud see õigus, et nad vehivad selle vestiga, et siis peaks nagu võistleja teadma, et oht on teel. Et tegelikult oli kiire koht, mina ei tahaks siin anda hinnangut, kas see kohtunik tegi nüüd siis õige või vale otsuse. Teisest küljest mõelda seda, et selle kiire koha taga oli kohe Greensmit tee ääres. Seal oli jah, ütleme, et seal oli ruum mööda minna, aga selle hoo pealt tulla otsustada, et ma mahun nüüd Greensmitist mööda. Kui soog on mingi, ma arvan, et see oli mingi 120 või 130 kilomeetri tunnine koht, et ma arvan, et korraldaja ja kohtunikud teevad siin mingid oma järeldused, need ajad parandatakse ära ja võib-olla räägitakse ka sellega vestiga lehvitajaga. Et ära teinekord lehvita. et seal tegelikult on veel erinevaid võimalusi, kuidas teavitada, et oht on teelist, et Chris Patterson oli ju oli kurvi taga, et tema ei olnud jõudnud kurvi ette, ja ta oli väliskurvis, et ma räägin, et me siin hindame seda, et sportlikku poolt, et keegi pidi maha võtma, aga mõtlemata sellele, et mis oleks võinud juhtuda, kui see vend ei oleks seal lehvitanud. Ühest katkestajast peame paraku veel rääkima. Dan Barrett, Takamoto Katsuta kaardilugeja. Takamoto oli tegelikult päris kõrges konkurentsis kuni selle intsidendini, et Daniel Barrett pidi siis seljavigastusega pöörduma haiglasse. Rääkis siis jaapanlane, et pärast ühte hüpet, nagu need seljavigastused tavaliselt vast ikka tekivad, et kahetsusväärne intsident. Jah, et jällegi, et ei oska, eks need autoseadistused ja nagu ka korraldaja on ju vaeva nende hüpped on valmis ehitatud, et ja võistlejad siis valivad oma kiiruse ise, kuidas nad sinna nendel lähevad ja kuidas siis see maandumine tuleb, et kindlasti on see keeruline koht, et igal hetkel statistiliselt, kas meil eelmine aasta vist ei olnud ühtegi katkestajat selle pärast, aga üle-eelmine aasta oli ju Evansi enda selget. Aga seal ka nagu nii palju loeb, et hüpped on suured ilmselgelt ja seda maandumist sättida on seal keeruline. Ja kui me Evansi näitel toome ainult, et Evans maandus lihtsalt veidi kraavi pervele, ehk ta maandus põhjaga otse vasta maad, et seal ei olnud nii-öelda amort ei võtnud mingit põrutust vasta. Et me ei tea tegelikult, mis hüppe peal võis ka võib-olla Takamotol midagi sarnast juhtuda. Et seal ei pruugi, tähendab kindlasti see ei ole ainult puhtalt hüppe teema, ma arvan. Et me oleme hüppanud siin mõlemad, on ju, ja need tunduvad suuremad kui nagu autos ei ole see nii hullu, et seal see maandumine on pigem see küsimus, et seal võib lihtsalt ka suur kivi olla, mis vasta põhja läheb ja juba teeb haiget, et pigem on midagi, ma arvan, et midagi sellist võib seal taga olla. Olete te nii palju põrutuda saanud, et tuleb lausa haiglasse pöörduda? Õnneks ei ole. Õnneks ei ole, olen põrutada küll saanud, aga siis see maandumine ei olnud enam päris selline, et see maandumine oli teistmoodi. Aga Takamotost kahtlemata kahju, et ta ju panustas siia kui ikkagi potentsiaalsesse poodiumi võimalusse. Ja kindlasti igal juhul on kahju, et keegi katkestab ja ei saa edasi sõita, et see on ju nii pealtvaatajale, kõige suurem mure loomulikult võistlejatele endale on ja siis tiimile, pealtvaata kogu see kogukond, et ega jälle üks auto vähem, et loomulikult on halb. Aga vaatame võib-olla siia väikse vahepalana ära sellise meeleoluka video, oli see teisel või kolmandal katsel, kus pakuti meile ehtsat lund raja äärde ja Jaak Mae seal oma pojaga ja õhtupoole siis Jüri Mutika ja üks suusataja veel, kelle nimi mul hetkel keele peal ei tule hetkel meelde, aga vaatame, Laura Kalam tegi selle video ja kindlasti selles videos Kevin Mart Põlluste, just. Ja kindlasti selles videos kuuleme täpsemalt, mis seal siis toimus ja miks seda vaja oli.
See siin ei ole reportaž Tartu suusamaratonilt. Me oleme hoopis Rally Estonial, kuid eestlane leiab alati võimaluse, kus suusad alla panna. Räägi meile palun natukene, kuidas see lumi siia täna sai? Eelmise aasta novembris soetatud lumetootmiskonteineriga siis hakkasime kolmapäeva hommikul kell 10 lund tootma otse veoautokasti. 12 koormat lund on rajal. Täna hommiku kella 5 ajal siis hakkasime laiali ajama rajatraktoriga ja 6:30 oli valmis ja siis pealmiseks kihiks sai veel siis lämmastikväetist kasutatud, mis tõmbab selle niiskuse ära, tekitab sellise jäise kihi ja tegelikult see lumi on väga libe. Mis oleks täna sellise raja pealt soovitus, mis suusk tuleks alla panna, mis sinna määrida tuleks, et tulemus hea oleks? Ei, selles mõttes ma arvan, et ta väga ei erine, et tavaline, mina kasutasin plastiksuuska ja tavaline parafin, aga nagu näha, härra Mutika on retovarustuses, pani küünat ja puusuusaga ja seisab ka täitsa püsti ja saab täitsa edukalt lasta ka puusuusaga. Väljas süda suvi, teil on jalas villased sokid, käes on käpikud, mis toimub? Meil toimub Rally Estonia ja selle üks etapp, ehk siis Arula etapp läbib Tartu maratoni suusarada. Ja kuidas oli siis täna sellises varustuses, sellises kuumuses? Tsiteerides kõiki spordiklassikuid, raske oli. Raske ja palav oli ja väga raske. Siis ma üks nädal tagasi käisin laos, vaatasin, et nii, kus mul on suusavarustus suvine treenida. Et ma ei tule siia lolli mängima, vaid katsun ikkagi Kevin Mart Põlluste vastu ikkagi tulemust teha, sest ma ei teanud ju, mitu meetrit tegelikult suusatada tuleb. Ja siis võtsin oma varustuse suvilasse kaasa ja skaigid, põlvekaitsmed, kiivri ja ilusad suvised kepid ja no, ei tahagi ropendada, et sitta ma siin nüüd treeninud olen, ma ei viitsinud, nii palav oli. Lihtsalt vaatasin iga päev autopagasnikus seda varustust, mõtlesin, ma lähen parem randa ujuma. Nii et ei olegi harjutanud, tulin lihtsalt sellise vana rasva pealt ja jäin teiseks. Mis te arvate, kas tänane publik siin oli vaatamas rallit või oli tulnud hoopis suusatamist vaatama? Jah, nad tõesti karjusid vahepeal Põlluste ja siis vahepeal karjusid Mutika. Nii et selles mõttes nad olid siin ikkagi ehtne suusapublik. Siin samas on üks kuulsamaid maratoni lähedasi talusid, et siis tegelikult ikkagi siin kandis rihka rohkem suusatamist vaadatakse. Ralli jaoks tulevad inimesed Pärnust ja Tartust ja Tallinnast kohale. Aga kuidas täna suusatada oli? Kuidas sa hindad seda lund, mis siin niimoodi südasuvel on rada maha pandud? Ma tahaks öelda, kiita korraldajaid, see on väga maailma kõige professionaalsem suvine lumi. Ma ei ole kunagi varem suvel lume peal suusatanud ja seekord ma näen, et see on võimalik isegi keset suve, isegi 38 kraadi kätte teha päris lumi, mis libiseb. Nägid ju ise, Kevin Mart Põlluste pani süükse hooga ja praegu sama kiiresti, kui see nõgene seal roolis praegu. No põhimõtteliselt sellise hooga saab siin suusatada, see on päris lumi. Mina siis Tartu maratoni võitjana siis oma tõusu peal, mida ma ka talvel läbisin, saan jälle suusatada, nii et see on igati tore. Kui võrrelda seda tõusu nüüd talvel ja suvel, siis mis vahe on? Vahe on kõige suurem see, et ei ole võistkonnakaaslast Hendrit kõrval, kes innustaks, aga üldiselt ju tõus on tegelikult samasugune, ainult mingid kõvad masinad sõidavad. Kõvad ja läbi aegade on ka suusatajad olnud kõvad erinevalt viisipidi, et naljaga pooleks võib öelda, et eestlased on võimelised ka suvel korraldama talverallit. Ikka, eestlased on kõigiks võimelised. Aga rääkides nüüd rallist, aitäh muidugi Laura väga meeleoluka video eest. Rääkides rallist, siis tegelikult on meil ikkagi WRC 3-s selles kategoorias on päris kõrges mängus eestlane sees. Egon Kaur püsib poodiumi kohal. Nad Kajetanovatsiga seda viimast poodiumi kohta on jaganud, seal pendeldanud üles-alla. Aga kui alustada WRC 3 liidrist, siis ega katsevõit kellelegi peale Lukk ja Nuki pole jaganud, et see mees armastab Eesti teid. Sul on kindlasti mingeid huvitavaid kogemusi ja mälestusi temaga. Jaa, et Lukk ja Nuki on ju ka varem Rally Estoniat sõitnud ja lausa võitnud, et kindlasti Eesti teed on talle tuttavamad kui mõnes teises kohas. Et on olnud nüüd mitu aastat järjest Euroopa meistrivõistlustel tegi ja üksikuid katsed on teinud ka WRC rallidel, nii WRC auto kui ka siis WRC 2 ja WRC 3 arvestuses. Ei ole tegelikult olnud nii edukas, kui ta täna on Rally Estonial, et vaatame, homme tulevad vähe teistmoodi katsed, et kas siis kõik on samamoodi nagu täna. Ja need pigem olid sellised tüüpilised katsed, mida ta on sõitnud päris palju tegelikult Estonial.
ja on võitnud nende teede peal, et ta neid kindlasti tunneb, ma arvan, vähemalt sama hästi kui Egon, et aga homme saab olema tõesti põnev, et kui hästi on keegi näiteks oma legendi kirja saanud, et seal on selliseid päris huvitavaid pikkasid kitsaid kurve, kus nagu ega kurvi taha ei näegi lõpuni välja, et kus tuleb ikka nagu 100% legendi usaldada, et siis saab, ma arvan, päris põnev olema. Et Emil Lindholm siin nendel teedel kiire on hetkel WRC3 arvestus teises kohas kinni. On see üllatus? Samamoodi, et Emil ju tegelikult, kui ma ei eksi, siis ta praegu kas Soome meistrikatel ka on üks esi3-st, et on näinud vaeva ja võistleb palju nii Soomes, mujal välismaal, Euroopakaid sõidab kaasa, et mingi eesmärk on seotud, midagi tahetakse saavutada, ja kui kuskile tahad jõuda, siis pead pingutama, et seda eesmärki ta praegu täidab. Ja tegelikult on ta ju mujal ka väga head kiirust alati näidanud, et pigem on tal võib-olla kohati olnud probleeme teel püsimisega, aga kiirus on tal kindlasti olemas, et selles ei saa kahelda. Egon Kaur peale 8. katset, kahjuks meil 9. katse tulemusi veel kõik ei ole, sest Sean Johnston, meie Delfi hüppe pikkuse võistluse võitja muuses 46 meetrit ta hommikul hüppas, 45 hüppas Ösberg, aga see vast polegi tema jaoks kõige tähtsam asi. Kõige tähtsam on kahjuks see, et ta 8. katsel tegi ikka, 9. tegi ikka päris koleda katuse. Kuidas sa, Roland, oled see videot näinud, kuidas sa kirjeldaksid seda vahejuhtumit? Jaa, eriti tobe lugu on see, et ma ilmselt umbes 20 minutit enne selle katse algust kirjutasin talle, et kuule, et sa võitsid selle hüppe. Et ma ei tea, kas ta läks rohkem proovima või mitte, aga ei, tegelikult see avarii oli päris tummine, et ma loodan, et nendega on kõik hästi. Pole ammu ausalt öeldes nii tummist avariid näinud. No viimane info on see, et tundub, et aegu on hakanud taas ilmuma ja katse jätkub. Kas see päriselt ka tõele vastab? Meil hetkel infot ei ole, sest kui see saade algas, siis katse igatahes veel seisis. Aga mis me ütleme Egoni kohta? Egon on ju tublit sõitu teinud, et vahe on seal küll võib-olla natuke suur, aga jällegi, see esimene päev, 40 sekundit, mis seal oli enne 9. katset see vahe tal võitjale, või 50 sekundit nüüd. Et eks vaatame, et eks Egonil on ka palju ebaõnne, et võib-olla natukene on vaja kuskilt mingi vundament alla saada, et minema hakata. Ma just tahtsin sama öelda, et need kaks ebaõnnestunud rallit pigem, et siin minna nagu vähe niimoodi lolliks ja minna lukk ja nukiga võitlusesse, et see, ma arvan, ei olegi täna tähtis, et pigem on tähtis saada see usaldus jälle seal autos kätte ja lõpetada ralli. See oleks, ma arvan, kõige olulisem ja kui poodiumi koht võtta selles konkurentsis, ma arvan, et see on juba väga hea. Väga tahaks kaasa elada ka juunior WRC poodiumi heitlusele, selles suhtes, et oleks ka meie mees seal sees, aga kahjuks hommikul veovõlli purunemise tõttu Robert Irves pidi katkestama. Teame me sellest katkestamisest midagi rohkemat? No nii palju ma oskan nende juunior WRC autode kohta öelda, et nendega on päris keeruline MM-rallisi läbida ja nendega on päris keeruline selles mõttes hüpata, et nad hüppavad väga hästi, ei põruta, aga need veovõllid saavad seal tihtipeale kannatada ja nägime seda ka eelmine aasta. Nii et kindlasti võis arvata, et midagi sellist tuleb ka see aasta nagu eelmine aasta, kas või et miks jälle meie meestel küsimus? Jah, täpselt. Aga kahjuks ta nii on jah, et selles mõttes see päev, tänane päev on ikkagi juunioritse arvestuses Robertil tuksis, et vaata, mis homne päev toob. Vähemalt alustas hea tempoga, et me teame, et tal kiirust on. Ja kahjuks täna ei näe finišilippu ka Kaspar Kasari, Karl-Markus Sei, Branko Kõrgessaar, aga täpselt sama probleemi pärast. Ei, ma ei tea, kas täpselt sama, kõigil sama? Sama, mis Irvesel. Karl-Martin on pooltelga, aga Branko juba on üle katus. Branko pani üle katus, jah. Ja teised eestlased on teie info kohaselt veel rajal. Minu info kohaselt on. Meil omame sama infot, mis sina. Aga räägime 2 sõna enne, kui saatele joone alla tõmbame ka homsetest katsetest. No täiesti uued katsed ju Rally Estonia ajaloos. Peipsi ääre ja Mustvee. Kuldar, nii palju kui sina oled
kuulnud nende katsete kohta, mis tunde tekitavad? Tasub oodata või? Pole kahjuks ei ole jõudnud ise katsed läbi sõita, nii palju kui olen mingeid videosid vaadanud ja mingeid kommentaare, siis kindlasti on keerulised katsed, et endal võib-olla meenub seal midagi Selgise karjääris, kunagi ise olen hüpanud 2 hüppest korraga üle ja maandunud natuke teistmoodi kui tavaliselt, aga võib-olla siis see, et need 2 katset on siis nii-öelda uue pinnasega katsed, ehk siis sellel aastal värskelt ehitatud, et seal võib-olla tee läheb natuke rohkem katki kui tavaliselt, kuna see ettevalmistusaeg on olnud jälle nagu natukene nagu lühike, aga katse nagu katset, võidab kiirem. Mida me teame Raanitsa ja Vassemõisa katsetest? Samamoodi, et Raanitsa nüüd on nagu uus leid, vana katse, Vassemõisat on ju tegelikult varem sõidetud, et pigem nagu rohkem ikkagi juba Otepää ralli katsed või siis nagu selle ümbruse katsed, et ma arvan, et hommikul esimesed 2 saavad olema keerulisemad, mis on Peipsi juures ja teised on võib-olla lihtsam on nagu halvasti öeldud, aga nagu rohkem tuntud ja teada kohad. Tahtsin sinult küsida sellise fenomeni kohta, et me oleme näinud mitmel rallil, et hommikupoolikul 1 katsel või 2 katsel juhtub kogu päeva sündmustik ära ja siis on õhtupoolik on täiesti sündmuste vaene. Et kas see on kuidagi mingi meelsusega seotud, et mehed on alalhoidlikumad või see on lihtsalt õnne küsimus? Ei hommikul lähevad ju kõik mõttega, et ma nüüd hakkan sõitma ja vaatan, mis saama hakkab, et peale lõunat või lõunases servises või peale mingit katsete gruppi sa ikka hindad, mis olukord on, et mis saama hakkab või kuhu poole peab liikuma, et üks asi on nagu katse võita, teine on siis nii-öelda ikkagi ralli kogu tulemus või ralli tulemus, et siis sa hakkad ju vastavalt sellele teed mingid oma kalkulatsioonid ja eesmärgid ja nii rehvi valikud, autoseaded, kõik asjad, et teine läbimine kindlasti on ka teed natuke rohkem katki. Huvitav oli, et seekord oli esimesel läbimisel rehvi purnisi rohkem kui teisel korral, et midagi siis teistmoodi seekord, et ralli on nii palju ettearvamatu ala, et siin mingid nagu väga põhjapanevaid ennustusi teha on ikka väga raske. Aga selge, suur aitäh, Kuldar, siia stuudiosse tulemast. Sellega on meie täna õhtune programm siin 6. käigu podcastis lõppenud, aga kindlasti Delfi uudistes ei ole veel lõppenud, sest meil on Egon Kauri videointervjuu teile kindlasti veel pakkuda, kui Egon peaks siia mixed-tsooni jõudma. Ja kindlasti ka teiste ässade kommentaarid WRC-klassist mõtlen. Homme 7.40 pange endale äratuskellad, sest otse läheb 6. käik jälle otse-eetrisse. Esimene katse kiirelt konspektid ette 8.06 ehk siis jõuate meie hommikuse eelvaate ära vaadata ja ilusti enne katset võileivad ka teha, nii et püsige lainel, jälgige Delfi otseplugi uudiseid ja homseni. Aitäh! Aitäh! Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank.